personaalbränd. See on üks osa minu jaoks või minu arust on üks osa sellest usaldusest, millest me kuskil siin rääkisime. See, kuidas te paistate teistele. Et täna see on selle interneti ajastul, kus isegi kuivajal on wifi olemas täiesti, on väga lihtne inimeste kohta midagi otsida. Ja kui te kandideerite kuhugi tööle, siis kuidas te ennast presenteerite. Ja väga lihtsaid asju, mida mina olen täna näinud, mis mulle tõesti ei meeldi, mida ma proovin oma ka koolituste käigus soovitada ja muuta, on see, mis on teie e-maili aadressid. Kellel on e-maili aadress mõne muul kujul kui eesnimi, punkt, perekonnanimi või eesnimi, perekonnanimi, mingi domeeni.ee või kombi. Näiteks ma ei tea, mingisugune hitimees või kunagi noorest peast jäi hitimees 87 hotmail, mul ei tea. Kunagi jäi ja kõik meilid tule, ma olen nii ära harjunud sellega. Inimene nii ära mõtle ka, et tal midagi, mis on, ma olen hitimees. Ja see sama hitimees tahab kandideerida tööle. Ma olen, kui sul on 300 ankeeti, hitimehed lähevad esimeses valikus välja. Ükskõik, mis seal on, eks ole, muud. Samamoodi igasugused kiisu-viisud ja muud asjad. Et kellel ei ole, siis tehke kindlasti endale loogiline e-maili aadress, mida kõik saavad aru ja näevad. Ja on võimalik välja mõelda. Kõige lihtsam tehke oma Eesti e-aadress. nimi.perekonnanimi@eesti.ee. See on mitte isegi postkast, vaid see saadab teile edasi IT-mehele näiteks. Ja kasutage seda meili või kasutage oma tööalast meili samamoodi eesnimi, perekonnanimi või kas või eesnimi ja domeeni. Teiseks, e-mail on olemas, siis vaadake, mis pilte teist netis on. Kõigepealt guugeldage ennast. Jutumärkides paneme nii eesnimi perekonnanimi guugeldus ja siis vaadake, mis on need esimesed asjad, mis teie kohta avaldatakse. Ja siis, ma olin osadel olümpiaadi võit, eks ole, ja nii edasi. Aga seda, mis Google'is seal ette otsa tuleb, seda te saate ise ka natukene muuta, see ei ole väga raske, seda ei ole väga raske teha, väga raske. Mõned väiksed internetiturunduse nipid ja te saate panna sinna ette otsa just täpselt sellise asja, mis teile meeldib. Kas te teete oma nimega veebilehe, kus te panete enda kohta selle info, mis te tahate, panete need pildid, mis te tahate enda kohta, oma nimega pildid laete üles, panete alt-tekstid sinna juurde. Minust see internetiturundus võiks olla üks kohustuslik valdkond TTÜ-s, selles õppekavas. Hämmastaval kombel ei ole, õpitakse palju muid asju, kas või väikses, väga väikeses osas. Aga vaadake, mis teie kohta Google annab, mis on need esimesed 10 asja. Selle peale vajutage link pildid, vaadake, mis pildid teist tulevad. Päris võib-olla mõned sõbrad on pannud teie mingid joomapildid üles sinna. Ja te lähete kuhugile tähtsale töökohale kandideerite ja inimene, kuule, siin on mingisugune Jüri Tamm. Jüri Tamm on muidugi raske väljendada, ütleme väga keerulisema nimega esitab. Jüri Tamm on meil terve metseks. Aga mingi keerulisema nimega esitab, kui seda või harilikuma nimega, siis on näha neid peopilte. Ja kolmandaks vaadake oma CV üle aeg-ajalt. Kuidas teie eluloo kirjeldus on ja kuidas on selle CV formaat. Vaadake erinevaid näiteid CV-si on ka siiamaani, eks ole. Alates, ma ei tea, CV online'ist, kus te saate neti sisestada. Vaadake need üle, vaadake need sõnastused üle, mõelge seda, kui te oleksite tööandja ja vaatasite. Väga tihti on ainult see paber, on see, kui te kandideerite kuhugi tööle. Väga tihti on see paber, on see, et vaadatakse isegi seda kujundust. Te ei raiska aega selle peale, et teha endast kas või ka kujunduslikult korralik see, see paber lendab kõigi hästi. Igasugused, eriti Facebook on praegu selline koht, kus sa saad ikka päris mitme inimese kohta, inimesed ikka paneb, ma praegu, ma ei tea,
pesen varbaid, eks, või noh, mingid numbrid, ja siis sa hakkad vaatama, et kui inimesed on väga palju mingisuguseid mõttetuid asju, kommentaare, siis mõtled, et millega ta tegeleb seda. Ja siis, kui on veel mingisuguste, mul üks sõber just vaatas ka ühte portsu CV-si, kus kandideeriti tööle ka väga turundusjuhi ametikohale. Ja turundusjuhi ametikohale kandideerisid siis naisterahvad või tütarlapsed, kellel CV-s on nagu, oli veel lõpus oli 3 pilti niimoodi. Ja kuidas ühes käes oli nagu, peopilt, pokaaliga või klaasiga, teised pool purjuspilt ja kolmas oli nagu sõbrannadega pilt. Et endast nagu ülevaadet anda. Et kuigi kogu see tekst on väga hea, et siis lõpus on jah. Ja hiljuti ma ise otsisime oma ühte projekti ka abilisi ja siis saadeti ka, kui palun saatke oma CV-d ja siis kui te saadete kirju e-maili, eks ole, ja te teete forwardi, siis jälgige, mis sõnavara te olete kasutanud või mis teksti te olete nagu omavahel enne arutanud selles samas kirjavahetuses oma, ma ei tea, näiteks arutad oma sõbraga, et kuule, võiks sinna kandideerida, arutada mingi, kuule, ma ei tea ka, ma täna olin ikka päris purjus hommikul, et jaksa või tule minna, no ma saadan sulle CV ära, eks. Ja siis seesama, sa saadad veel tööandjaga, kuule, sa saadad forward edasi. Ja siis sa vaatad seda teksti, mul oli siuke case. Et ma loen, et kuule, ma olen ikka päris purjus veel, et ma ei tea, mul CV on, ma olin pealt või selle, kuskil oli leidsin seda. Et naljakas on neist nagu rääkida, aga kuna neid juhtuvad, juba see samas viimane sõbra näide oli vist mingisugune sellest nädalast. Et siis need siiamaani juhtub ja imelik on mõelda, et inimesed ei näe seda Eesti läbi. Ja ütleme, mis ma väljas. E-mail, jah. See e-maili asi on see ikka hämmastav. Mõelda, ja siis, aga mõelda väga teraselt, et mis on, Eesti on väga hea, Gmail on ka selline väga neutraalne. Nimi, perekonnanimi Gmail, see on täiesti väga neutraalne asi, eks ole. Kui teil on Eesti perekonnanimi, ma ei tea, tipika sees, see ütleb, vaat kohe see domeen ütleb sinu kohta midagi. Järelikult tudeng sealt, TTÜ on siis tähendab äkki mingi, ka mingi tudengiga seotud midagi. Või kui te olete mingis ettevõttes või olete kasutanud, siis mitte ainult see nimi, mis te itimees või muu asi, vaid seda domeeni tasub ka mõelda, et kas olete mingi neutraalne või olete või kasutate oma töömeili. Et kui sa kasutad mingi töömeili ettevõte, et siis inimene, keegi saadab mulle merko.ee, eks ma kohe mõtlen, et mul on kohe esimene pilt tekib. Või saadab mulle nimi, perekonnanimi Keskerakond.ee, eks. Selge, eks. Juba saad meili, sa juba esimene mulje on selline, et sa alates meilist. Ja nüüd on see Facebookis on need privaatsus seal, vaadake neid üle, seal saab natukene sätitada sedasi, et kõik päris ei näe, et mis sa oled teinud.